Kallid gümnasistid ja muidugi ka üheksandikud. Alustame Eesti Vabariigi 103. aastapäevale pühendatud aktusega ja kusjuures esimest korda Reali ajaloos. Ja muidugi, nagu alati, alustuseks laulame hümni. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa, ei leia mina iial teal see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Sõna on direktor Ene Saarel. Head õpilased, armsad õpetajad, külalised. Palju õnne Eesti Vabariigi 103. sünnipäeval. Inimesele ei tohtivat enne õiget sünnipäeva õnne soovida, aga teate, Eesti riik on tunduvalt igavikulisem nähtus, nii et võime ikka talle soovida palju õnne ja pikka iga. Olude sunnil oleme täna õueõppel. Ja tõepoolest esimest korda minule teadaolevalt teeme vabariigi aastapäeva aktust õues. Aga väike tagasipõige sajandi tagusesse aega. Ja alustame näiteks kõige lähemast asjast siin õuel. Müür. Kas te teate, kunas see müür siia tekkis? 1915. aastal. Nimelt, tollase nimega Tallinna Peetri Reaalkooli direktoriks oli Nikolai Kann. Ja üheks tema esimeseks ettevõtmiseks oligi selle müüri ehitamine. Huvitav, miks ta selle küll laskis teha? Aga ajad olid ju ärevad, Eesti vabadus veel 3 aasta tagant ootamas. Aga selle müüri varjus tuleb edaspidi mõndagi vabaduse nimel korda saata. Ja seda ilmselt osati aimata. Ja nüüd läheme müüri juures direktori kabinetti. Nikolai Kann on esimene eestlasest Reaalkooli direktor. Ta oli selles ametis järjepanu 18 aastat kuni aastani 1933, kui temast sai haridusminister. Tema direktoriks olemise ajal Eesti omariikluse esimestel kuudel tekkis eestikeelne reaalkool. 1918, tolle aasta sügisel, jagati Peetri Reaalkooli õpilased rahvuse ja vanemate soovi põhjal 2 haruks. Eesti õppekeelega, mille direktoriks jäi Nikolai Kann, ja saksa õppekeelega haru. Muidugi saksakeelse õppekeelega haru 3 kuu pärast likvideeriti. Kust aga saati Eesti poisid sellesse direktor Kannu kooli? Peetri Reaalkoolis oli neid vähe. Nüüd jõuame selle juurde,
kui ettenägelik ikka direktor Kann oli. 1917. aasta septembris oli ta avanud siin majas õhtupoolses vahetuses oma erakooli ja muide eestikeelse õppega. Sinna oli konkursiga võetud 120 eesti poissi. Lisaks eesti keelele oli see ka eestimeelne kool. Direktor Nikolai Kann suutis oma erakoolis luua sellise vaimsuse, mida praegu tunnemegi Reali vaimuna. Kui erakool ühines Peetri Reaalkoolis tekkinud eestikeelse haruga, oligi sündinud see kool nende aluspõhimõtetega, mis meil tänagi on. Omalt poolt tegi ta targalt kõik, et tema juhitav kool oleks muutusteks valmis. Ka Eesti riigi sünnile aitas Nikolai Kann kaasa, sest me teame ju kõik, et siin direktori kabinetis toimus ajutise valitsuse esimene istung 25. veebruari hommikul. Tema juhitavas koolis korraldas võimlemisõpetaja Anton Õunapuu sõjalisi harjutusi, tehes seda võimlemise nime all. Ja poisse valmistati ette vabariigi kaitseks. Nikolai Kannul endal oli venekeelne ülikooliharidus, saksakeelne gümnaasiumiharidus ja oma isa külakoolist saadud eestikeelne algharidus. Vaatamata sellele või tänu sellele oli temast saanud rahvuslane selle sõna kõige paremas mõttes. Kui nüüd tulla sealt tänapäeva, siis päris mitmeid aastaid käib arutelu Eesti ülikoolides. Mis keeles seal siis ikka nüüd õpetada? Eesti keeles või inglise keeles? Ja mida teiegi sellest arvate või mida arvame meie õpetajatena? Aga head kaasamõtlemist ja kaasarääkimist teile selles küsimus. Palju õnne, armas Eesti! Meile kõigile palju õnne! Armas Isamaa, oled hoitud nii nagu sinu inimesed on hoitud. Head, ilusat algavat koolivaheaega. Nautige seda talve, mida meil on antud. Suusamäed on avatud, kelgumäed ootavad ja hoiame ja tuleme peagi jälle siia samasse armsasse kooli tagasi. Olen rääkinud, palju õnne, armas Eesti Vabariik. Aitäh! Head Reaalkooli õpilased, armsad kolleegid, elu ja olu, raskused, katsumused, need tulevad, need lähevad ära ka. Aineolümpiaadid, need jäävad. On traditsioon tunnustada Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel neid õpilasi, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi aineolümpiaadide koolivoorudes. Me teeme seda täna ka. Juba Doris Kareva kirjutas nõnda kenasti, vaid sügav tarkus, avar armastus, me erisusi lähendab ja liidab. Sügav tarkus lahendada ülesandeid armastus teaduse ja looduse vastu, see liidab meie erisused ka kokku. Aineolümpiaadide koolivoorude parimad, palun tulla oma tänu ja meene järele. Matemaatika esimene koht, füüsika kolmas koht, Hans Robert Kannukene. Bioloogia kolmas, keemia teine koht, Tobias Palm. Nüüd kannatust natukene varuda. Esikoht bioloogias, füüsikas, keemias ja geograafias. Teine koht matemaatikas, Liisa Pata. Keemia kolmas koht, geograafia teine koht, Ulla Inger Veri. Ühe suure aplausi teeme hetke pärast 40. A-klassi õpilasele. Geograafia esimene koht, Hendrik Einberg, füüsika esimene teine koht, keemia esikoht, geograafia kolmas neljas koht, lingvistika kolmas koht, Gregor Ludvig Kikas, matemaatika esimene kuni kolmas koht, Hobart Edrik Kolk ja Patrick Mauer. Edasi, emakeele teine koht, geograafia teine koht,
Iir Niinemaa. Esimene kuni kolmas koht matemaatikas Karmen Laud. Esikoht nii bioloogias kui emakeeles, teine koht keemias Claudia Olev. Esimene kuni kolmas koht keemias ja matemaatikas, kolmas kuni neljas koht 11. klasside arvestuses ja samad kohad 12. klasside arvestuses. Ralf Joosep Kask. Esikoht bioloogias, teine koht matemaatikas Ants Kärner. Esimene koht geograafias Hans Rahi. Esimene koht füüsikas ja kolmas-neljas koht matemaatikas vanema vanuseastme 12. klassi arvestuses Peeter Aleksander Randla. Esimene koht nii emakeeles kui matemaatikas, esimene kolmas koht keemias, teine kolmas koht füüsikas Birgit Veldi. Esimene koht majanduses Mihkel Viires. Esimene kuni kolmas koht keemias Armin Pärn. Ja meie abituriendid, teine koht nii matemaatikas kui lingvistikas Hannes Hirmat. Keemia esikoht Rikko Andreas Lepp. Esimene koht lingvistikas Mart Marjak. 3 esikohta matemaatika, füüsika, geograafia Martin Rahe. Esimene koht inglise keeles Elisabeth Undrits. Ja esimene koht bioloogias Annika Õunapuu. Anna see üle, jaa. Vaatame kohe. Nii. Nüüd, enne kui sportlaste juurde, siis tegelikult oli koolivoorudes osalejaid teisi ka. Teeme väikese harjutuse. 2 kätt, need lehvitavad kõigil nendel õpilastel, kes osalesid sellel sügisel, talvel või kevadtalvel mõne aineolümpiaadi koolivoorus. Kohe andke märku. Nonii. Ma arvan, et seda on täitsa hästi, piisavalt. Te nüüd olete ära teeninud iseendale ühe aplausi. Palun. Ja teine aplaus tuleb veel. Teine aplaus tuleb kõikidele nendele juhendajatele ja õpetajatele, kes on teid sellel sügisel, talvel ja kevadtalvel juhendanud nendes koolivoorudes, aidanud neid koolivoore läbi viia ja tänu kellele oleme me jõudnud siia, et piirkonnavoorud ja lõppvoorud ka ära teha. Hurraa! Nii, meie tublid sportlased, silmapaistvad saavutused, rahvusvahelised edulood. Joosep Palm boksis. Ujumises Kertu Kaare. Nii, triatlon Karl Mell. Male Grete Olde. Võrkpall Karmo Saviauk. Sõudmises Uku Siim Timmusk. Võrkpall Matjas Külvi. Judo Karl-Tani Priilin Türk. Ja suusatamises Kaspar Persson. Ja suusatab. Nii, palju õnne kõikidele tulidele sportlastele. Ja esimest korda olete te saanud siis uued kujundusega tänukirjad.
mõni ka uue kujundusega koti. Nii et need on täiesti uued korda. Kevadel jagame kuldseid ka. Nii et ilusat aastapäeva meile kõigile veel kord. Ja nüüd on ühise laulu aeg. Seesama laul, mida me oleme kuulnud väga mitmel korral muusikaklassist väljumas. Ja see laul pandi õpilaste sõnade põhjal kokku. Ja selle suure töö on ära teinud õpetaja Eve Karp. Ning laulma palun eeslauljad Kaspar Arukaevu, Erki Elbrecht, Joosep Toomeste ja Indrek Vahur. Trummi mängib Georg Rüütel. Kuulge, ma kuulutan. Ühte laulu tahaks laulda. Vahvat viisi veeretada. Sõnad tulnud laste suusta. Reali rahvariimidesta. Tuule pühakene. Pidu ehtes päevakene. Tuule lumesahisedes. Sedes helbekeste heljumisel. Keena talve keskella. Külma kraadide vahele. Pühitseme sinu nime. Armas Eesti riigikene. Kaunis kodukohakene. Kulla kallis marjamake. Tõuse tugev tammekene. Kasva kulla kaasekene. Voha võimas vahtrakene. Paisu piisi pajukene. Sirgu suureks saarekene. Paista parim pesakonnas. Vabaduse sõjas vahvas. Reali poisid olid kampas. Kaitsesid me isamaada. Et saaks Eesti ikka kesta. 103 saab meie riiki. Arvestatav arvukene. Tulevikku tulepaistel. Sajandite saabumisel. Põlvest põlve kestma jääme. Sinimusta valge lippu. Tuules kerkib kõrgemale. Lehvib laialt üle ilma. Ilus vaadata kõigile. Uhke olla Eesti tõugu. Vanast rahvast vaksakene. Laulan sulle kiidulaulu. Palju õnne Eestikene. Hakkame pidu pidama. Sellel suurel sünnipäeval. Kuntse huilgab hiigval häälel. Räimekene ringi rullib. Kaama kargab keerutades. Ringi ratast tiirutades. Kogunenud koolikene. Riivis reali mütsid õues.
maine tunneb õues, õues Reali rahvas nüüd lõbutseb, utse kahel jalal karga ringi, heitkem tekkel taivaasse, suurtele ja väikestele, rõõmu saanud kõikidele. Tere ja ilusat pidupäeva jätku. Nagu laulusalm ütles ja et see ei jääks ainult sõnadeks, vaid ka tegudeks, et Reali rahvas kahel jalal kargab ringi, siis palun teie esituses meile üks tore kaerajaan. Leia endale sõber ja hüppame, kaerajaan, karga, et ei hakkaks külm. Ja plaksutame ja keeruta, plaksu, keerutus. Otsi endale uus sõber, kellega seda toredat tantsu jagada. Kaerajaan, oi kaerajaan, karga välja kaema. Leia endale veel toredam kaaslane, kellega toredasti ringi karata. Ja tagumine aeg on kirida endaga tantsima ka oma õpetajad. Kaerajaan, ai kaerajaan, karga välja kaema. Ja, aga teeme ühe korra veel. Karga välja kaema, kaerajaan, karga välja kaema. Ja sünnipäevakuul hüppa nüüd nii kõrgele õhku, et enam kunagi alla ei kuku. Täiesti jah. See on lõppenud. Vist on tõmad kenasti. Ja nii on kohe kätte jõudmas kõige olulisem hetk ja Reali hüüd. Pom-tšiga-pom, pom-tšiga-pom, pom-tšiga-rea-tšiga-pom. Refera, rea, hurraa! Nagu Piret Otsa ütles, enam pikka pidu pole. Meie aktus on lõppenud. Mina soovin teile ilusat saabuvat vabariigi aastapäeva. Palju tervist, palju rõõmu ja palju õnne. Aitäh! Lahkume kõik pudireas! Swing
jooksen randa, koduküla randa, et saada pruuniks, teiseks juuniks. Võtan kaasa reketid ja manki, kuid rannas on vaid üks võrk.